Aadesande rühma ja head rühmakaaslased. Meil on suur rõõm teid kõiki tervitada tänasel tähtsal pidupäeval. Palume piduliku koonduse avamiseks nüüd veel süüdlema meie rühmavanema Kirsika ja koolitütre Marta Liisa ja Kirsika. Tuli valgustab. Tuli soojeneda. Valitsegu valgus ja soojus meie keskel. Täname. Meie esineb koolirühma puudutab William Berling, Gabriel, Aure, Röödipala, Tassis Silene. William õpib kooli muusikakoolis, teda saadab klaveri Aleksandra Sestjakova.
Pidupäeva tervituseks saab sõna Koeru rühma vanem Kirsi Kõiger. Õnne saju õndses vihmas ei ava vihmavarjumaa, vaid lasen mälestuste tulval ennast tabada. Tagasi, kui põrkub piisk, vaikust tunnen hinges. Minu tänusõnad nii teevad valgeid ringe. Armsad sõbrad, kallid kodutütred. Täna on hinges selline väga eriline tunne. Kas tõesti on 20 aastat? Ma tean, et te kindlasti mõtlete, et Kirsi, sa pole nii vanagi, eks ju. Aga tõesti on see teekond kulgenud niimoodi. Ja ma olen hästi palju nostalgitsenud viimastel päevadel seda pildigaleriid koostades, et see on ainult väike, nii väike killuke, 45 minutit slideshow, mis Marko kokku monteeris. Ja see on lihtsalt uskumatu, ma üldse need ringkonnapilte ei jõudnud sõltsuma, need olid need, mis minu arvutis olid. Või minu telefoni klõpsud või kokku kogutud need pildid. Et kuidas see siis alguse sai? See sai alguse niimoodi, et ma tulin Koeru keskkooli tööle ja kohe esimesed kontaktid Uno Aaniga, kes kutsus Valsoo jalgratta matkale, et lähme teeme Valsool ühe vahva laagri, sina võtad noored kaasa, mina ajan Kaitseliidu kohale ja siis veel kõik need teised ka, nii et me seal Valsoo talu juures, väga tähendusliku talu juures lõkke ümber lõpetasid mingid meesterahvad. Pärast ma sain teada, et need meesterahvad olid Urmas Piigert, Rait Saar, Janek Tseljadinov ja siis mul tuli meelde, ma olen ka ju kodutütar. Nüüd ma võiks ju noortejuhiks saada ja siis arglikult otsisin telefoniraamatust tõesti 20 aastat tagasi oli telefoniraamat, mitte see, mis mobiilis ei, vaid paberist. Oli palju telefoninumbreid, kui helistada sai. Ja helistasin argliku häälega Järva maleva staapi. Ütlesin, tere, mina olen Kirsika, mina tahan saada noortejuhiks, umbes niimoodi see oli. Ja tegelikult ei läinud üldse palju aega mööda, kui 13. detsembril aastal 2001 Koeru keskkooli Võimla fuajees saabus peavanem Anne Eenpalu taksoga Tallinnast ja võtsime uhkelt vastu esimesed kodutütred ja neid oli palju. Ja sellest on mälestuseks jäänud siis väga vinge videosalvestus, mis ajab ikka ennast täna naerma, kui muhedalt ma seal tänan inimesi ja avaldan soovi, et me võiksime hakata usinasti koostööd tegema. Näiteks Mare Hendrikson vastas mulle, loomulikult minu käes on ju rahakott. Kuidagi sellised muhedad tutvused olid ja oli ka kogukonnast inimesi õnnitamas ja ma tõesti pärast seda on nagu kõik läinud nagu linnutiivul, et täna siin saalis on tüdrukuid, kelle emad on siin samas ridades andnud tõotuse mingitel hetkedel. Päris vanaemasi veel ei ole, aga emad on siin küll ja emad ja tütred on siis täna kodutütred, ütleme siis niimoodi. Et läbi nende aastate ma ei oska arvuliselt öelda, aga ma ise umbes prognoosin, niimoodi arvutan, et kuskil 500 tüdrukut Koerust on kindlalt olnud kodutütarde organisatsiooniga seotud. Kindlasti 500 ja neid võib isegi rohkem olla. Lihtsalt pole kahjuks seda statistikat käinud. Ja lisaks sellele on tegelikult meie kõrval alates nendest esimestest seiklustest käinud ka noored kotkad. Kahjuks on neil olnud väga erinevaid noortejuhte, aga kuidas me siis läheme Merlega kuskile, kui poisid tahavad kaasa? Loomulikult me võtame poisid kaasa. Seal ei ole neid mingeid selliseid piire, loomulikult me neid vorme selga panna ei saa, aga meiega bussis saavad ja laagris saavad seigelda, et see on kindel, mis kindel. Ja iga tüdruk, kes on siis Koeru kodutütarde ridadesse kuulunud, on saanud tegelikult sellise, on saanud ja ta on ka andnud hindamatu väärtusega kogemusi ja oskusi. Ja mind teeb isiklikult väga uhkeks see, et meie ridades pärast meie siis organisatsioonis tegutsemist
noored läinud siis kõrgemasse sõjakooli õppima, sellega lõpetanud, on kiirabitöötajad, ma natuke tegin väike statistikaid, kaitseväelasi, on emasid, naiskodukaitseid, kui tüdrukud liituvad kodutütarde organisatsiooniga, siis emad tulevad kohe ka koerujaoskonna naiskodukaitseteks. Meil on neid kogemusi väga-väga palju. Ja nagu ma enne ütlesin, siis kodutütarde tütred on kodutütred, kaitseliitlased, tüdrukutest on ka kaitseliitlasi saanud ja väga palju on ka noorsootöö valdkonda ja millegipärast on ka palju ämmaemandaid meie seas, et kuidagi see organisatsioon on selliseid erialavalikuid, aga mitte ainult siis ka mõjundanud. Kõik need tüdrukud on motiveerinud, on innustanud ja me oleme jaganud sellist isamaalist vaimsust omavahel ja väärtushinnanguid ja töö noortega on tegelikult läbi aastate pakkunud rõõmu ja eneseteostust. Selle 20 aasta jooksul ma nagu saan iseendaga nagu see hästi, kuna ma tõesti olen olnud 20 aastat rühmavanem, on üks meesterahvas on minuga kõik need 20 aastat kaasas käinud ja ta on tõesti tiksunud. Teda veel polnudki, kui ma juba liitusin ja ma väga tänan oma poega Kristjanit, kes täna isegi siia kohale tuli. kes tõesti läbi tule, läbi vee, alustasime, kui ma alustasin, siis mul oli suur kõht ees, aga siis sai staabis väga rasedana koosolekuid tehtud ja juba 2 kuuselt oli ta turvalistaabis ja maja taga võeti uusi tüdrukuid vastu ja kõik need laagrid ja kõik need seiklused, et nad jookseksid palju pilte läbi, sest ta oli nagu hästi tihti igal üritusel ainuke poiss ka kohal, nii et ja tõesti sai ka väärikalt hakkama kõik need aastad. Toodetavasti jätkaks aga Kaitseliidu ridades sama aktiivselt või siis kodutütarde toetajaliikmena, mis oleks tegelikult ka aruvahva. Aga lisaks sellele tahaksin ma veel 3 nime esile tuua. Ja ühel neist on täna sünnipäev. Siiri, palun tule siia, Merle tuleb palun siia. Et see kõige suurem sidusus on kahtlemata olnud Mare Hendriksoniga. Kui oli Mare tule siia, me tahame sind väga-väga õnnitleda ja me laulame teile sünnipäevalaulu ka, eks ju? Jaa. Õige! Püsti ja laulame sünnipäevalaulu ka, jaa. Seisa siit keskel. Seisa jah? Aina natukene süüdi. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Mare, õnne soovime sul. Aitäh teile, kallid sõbrad. Täpselt, sa oledki sõber. Kõige parem sõber, aitäh sulle. Aitäh. Ja loomulikult, kallis sõber. Ja kui Siiri juba siin ees, siis ma lihtsalt ütlen, et jagame ainult üks rühm, kus on rühma varem kauem vastu pidanud, mõned kuud vastu pidanud kauem, see on Paide poetiigad. Meil vähivõistlus omavahel, jah? Vähivõistlus ja me oleme ainukesed Järva-Maleva noortejuhid, kes ei ole noortejuhi kursustel käinud. Et Mare muudku saadab meile neid kirju, et äkki käite ära, eks ju. Mis see nüüd siis tegelikult Võrus just toimub või? Me kaalume, tõsiselt me kaalume. Aitäh sulle. Kirsik, ma teen käsku. Võrru, väga põnev. Varasemalt on Võsule saada. Ja tegelikult loomulikult ka Urmas Piiget, mida täna kahjuks siin ei ole, aga Urmas samuti, ja kõik need noortejuhid, kes läbi aastate on olnud koerurühmale ka, siis me oleme ju kõik noored ja nende noortejuhtide vahvatega kokku puutunud. Lisaks naiskodukaitsjate ja kaitseliitlastega, aga ühe noortejuhi ma tahaks väga esile tuua, et ta on väga eriline inimene ja ma tänan teda kogu südamest. Merle, aitäh sulle, et sa tuli minu kõrvale noorusest. Meil on olnud väga tore. Ja kui Merle tuli siis, kui tema tütrest sai kodutütar, siis uskuge mind, ma pidin 20 aastat ootama,
et ma saaks ka kodutütre endale. Ja täna ta istub siin. Ja täna te loete ootuse ja lubab olla aus ja korralik. Ja kõik need korrad, et seiklused, mis algavad, ma ei planeerinud hakata nutma muidu, ausalt öeldes. Ma tahaksin seda öelda, et kusjuures kui Kristiine sündis, siis üks kodutütar tuli minu juurde, praegu tegelikult 10. klassis ja ta ütles, et Kirsika, tea, mis ma eile mõtlesin? Sa said nüüd endale päris kodutütar. No ma luban, et Kristiine jäi viimaseks kodutütreks, mis koerurühmaga liitub vähemalt meie perepoolt. Et täna siis kõik need kodutütred, ja ma ütlen ka poisse, noored kotkad, sest nad on tõesti meie kõrval olnud. Täna on siis kodutütred ja noored kotkad istima noorte tegelikult kõige esmane võimalus panustada riigikaitsesse. Ja me väärtustame koos vabatahtlikkust ja me pakume tegelikult noortele parimaid eneseteostusvõimalusi läbi isamaalise hariduse. Te olete väga-väga kallid mulle kodutütred, kõik need eelmised, aga teie olete ka väga-väga kallid. Ja kutsuge ikka oma sõbrannasi liituma. Me tegelikult ei ole koolis kunagi teinud kampaaniat, et tule kodutütreks. Mitte kunagi. See rühm on jätkusuutlik olnud. Võib-olla noortejuhid on vahepeal olnud tagasihoidlikumad, on ju, aga meie Merlega anname igal aastavahetusel lubadusi olla parem noortejuht. Mitte õppeaasta alguses, vaid alati aastavahetusel. Siis me helistame üksilöömisega kokku, et nii järgmine aasta me peame paremad, on ju. Järgmine aasta paremad. Et eks me nii palju jõuame oma tegemiste kõrvalt, sest meil on endal ka üks põhitööd ja toimetused ja tihti see kõik on, siis olemegi saanud oma lapsed kaasa võtta, et sellest on nagu hästi läinud. Loen siia lõppu ühe sellise mõtte, et alati teele jääb midagi maha. Ilusat, nukrat, hella. Ei ole nendast, kas tahad või tahad. Aastatel õigus on tulla. Ma tahaksin tänada ka kõiki neid emasi ja isasid, kes on meid usaldanud. See on suur krediit, usalduse krediit. Seda ei saa midagi mõõta. Vahest me oleme nalja, mis on tahaks ka kellelegi nagu 4 päevaks laagrisse. Aga see on tõesti üks suur usaldus. Ja võib-olla mängib siin ka rolli see ka, et teie õed või vennad või emad või isad on seotud, et meil on selline hea, turvaline ja usalduslik suhlemine siin koerühmas. Täht teile! Naeratage, särage tüdrukud, meil tuleb homme tore mängude päev siin samas saalis. Tähistame seda väga luistakalt seekord. Ja tänan siiralt kõiki, kes täna said. Tänase piduliku koonduse krooniks on kahtlemata see, et meie rühma huvitub 7 uut säärasrühma. Kandidaatidest on kohe saamas kodutütred. Tänasest leiad sa meie organisatsioonist endale tõelise sõpru, kellega avastada jäämaad Eestit. Koos teiste kodutütarde ja noorpõlgastega sisustad sa oma vaba ja kõnevate ja seiklusrikaste tegevustega. Õpitud oskused ja teadmised kuuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis. Kodutütarde organisatsioonis loodame edule ja väärtustele tugeva baasi. Oleme tõotused tseremooniat läbi viinud kodutütarde peavanem abi Paide Paepiigade rühmavanema Siiri Titka. Saab nimetada, et need on need tüdrukud, kellel on täna väga-väga tähtis päev. Et kui ma enne ütlesin, et ma natukene Kirsikaga võistleme, siis mina olen kauem noortejuht. Aga minu rühmas pole eriseks nii palju tüdrukuid olnud nagu Kirsikal on. Et kui me täna võtame vastu need 7 tüdrukut,
siis ületab rühma liikmete arv 200 piiri. See on vaieldamatult Järvamaal vist kõige suurem rühm. Hetkel küll, jah. Aga nüüd, tüdrukud, kas te olete tõotuse andmiseks valmis? Tahan olla korralik ja aus. Armastada oma kodu ja isamaad. Aidata ligimest. Ja jääda ustavaks. Kodutütarde põhimõtetele ja seadustele. Nüüd oled sa oma tõotuse andnud ja nüüd oled sa päriselt kodutütar. Kui me enne juba arutasime, et kodutütartel on 10 seadust ja minu lemmikseadus nende hulgas on see, et kodutütar ei kaeba ega häälda ja ma lisan ise siia juurde, et ei tingu ega herise, siis nüüd on su kohustus neid seadusi täitma hakata. Sa lubasid käsi ilusti tõotuseks valmis. Aga selle kinnituseks, et sa oled nüüd tõepoolest kodutütar, anname meie Kirsikaga koos sulle välja tõotuse lehe ja sina paned sa allkirja, et sa oled tõepoolest niimoodi lubanud. Iiris Kaasik. Aplaus. Saadan emadele, isadele kindlasti need 10. Tulime esimese ralli. Kodutütrena ikka. Ma olen enne ka välistel. Palun sulle. Ei Seiluse. Pardon? Merilin Lore Aran. Marta Kelly Aare. Kristiine Gustavus. Palun. Koondustame rühmavanem kodusvanem teema on ja
Iiselaas. Kiri oli selle Rohesalu. Palju õnne, kallid kooliõed! Järva vald on uhke. Uhke selle üle, et meil on olemas kodutütarde rühmad. Ja nii nagu selgub, Järva vald on noorem kui kodutütarde rühm kohelus. Me oleme uhked selle üle, et meil on nii tublid rühmajuhid. Ilma teieta ei saaks ka tulla kodutütreid uusi. Uhke selle üle, et meie vallas on kõige suurem kodutütarde rühm, nagu just äsja teatud aja Mare käest. Uhke selle üle, et iga aasta jätkub kasv, et täna oli 7 meid, jah, 7 uut kodutütar. Palju õnne teile ka. Ja veel võib-olla, meil oli täna hommikul üks projekti arutelu. Väga selline tõsine projekt ja ühe koostööpartnerina kirjutasime sinna sisse ka kodutütred. Eks kui see projekt meil rohkem käima läheb, siis räägime sellest ka täpsemalt. Mida see näitab? See näitab seda, et tegelikult võtame me teid tõsiselt ja näeme, et te olete meile vajalikud koostööpartnerina kindlasti. Mida ma teile soovin? Nüüd ma soovin, võtame laenu nüüd Kirsika nendest sõnavõtust, et oleksite jätkuvalt motiveeritud, et oleksite inspireeritud ja kõige olulisem, et teie väärtushinnangud on paigas. Palju õnne teile! Tere, kallid kodutütred ja rühmajuhid. Olen jah nagu jõuluvana juba, küll aeg on lähenemas, aga alati on hea tulla sellistele üritustele, kus sa näed silmades ära, sa näed kasvu, sa näed soovi panustada meie kodumaa arengusse ka praegu, ka tulevikus. Ma olen kindlad, et panen teie nimed kirja ja loodan, et te kõik olete varsti ka teatud ajapärast naiskodukaitses. Ehk siis see, mida räägib Kaitseliit kogu oma süsteemi, kogu oma organisatsiooniga, te olete üks sammastest. Te olete küll väike sammas, aga te olete sammas,
millest saab hiljem suursammud ehk siis naiskodukaitsetus. ja need sambad, see maja ei ole üldse tugev, kui neid sambaid ei oleks. ja kui üks sammas kukuks ära, siis ilmselgelt maja vajuks ühele poole viltu. nii et teie olemasolu meie organisatsioonis on ülitähtis. Koos loomulikult noorkotkastega ma siin saan öelda Kirsikale, et minul on nii-öelda konkureerivas organisatsioonis noorkotkastest ka 2 noorkotkast. nii et eks see niimoodi see elu ja niimoodi see organisatsioon ka areneb, ehk siis ka vanemad on selle kasvu taga, ehk siis vanemad annab ka sellise tõuke ja seesama sõna motiveerituse, selle päikesekillu, et nad saaks aru, kuhu kohta nad tulevad ja mida nad teevad. Ma tean, et teil on homme siin üritused, siis me panime kokku teile motivatsioonipaki. Ehk siis siin on sees nii magusat, siin on sees vitamiine, ma juba nägin seda sama vitamiinipakki seal ka, mandariine ja on ka nii-öelda jõulude läheduseks siis ka piparkooki. Selle, kuna see on raske, siis ma annaks seda. Et me juhustan siis ka meie rühmajuhte, meil on olemas sellised arendatavad tegevused ka. Need on sellised mängude arvid, et te saate homme juba neid testima hakata. Need, et kui kodutükred puhkavad, siis te saate neid samu mängida kahekesi mängida. See väga hästi sobib. Seal on nii kaardimängud kui ka täringumängud. Aga ma soovin teile edaspidist jaksu ja ma loodan, et järgmine mala peale 10 aasta pärast siin on, saab järjekordselt teile midagi uut ja huvitavat anda. Nii et ilusat töö jätku ja ilusat homset mängupäeva teile. Aitäh kutse eest peole. Tänases ajas on see väga väärtuslik tunne olla peol. Ja palju õnne kõikidele kodutütardele, nende toetajatele, rühmajuhtidele, õnne ja jõudu. Ja teie tõotustest siin võin omast käest öelda, et puhke südamega on hea elada, rahulik magada ja õnnelik olla. Palju õnne teile veel kord ja homseks mängupäevaks veel midagi. Kõigepealt kallid uhijuued kodutütred, palju õnne teile, et te tulite meie organisatsiooni ja ma kohe kindlasti arvan, kui sa oled ise aktiivne kaasalööja, siis sul saab väga lahe elu olema. Nii nagu Kirsika ütles, et kodutütred teevad sinu hingele pai, teevad nad ka minu hingele pai ja koos teiega tunnen ma seda paika 20 aastat ja pisut rohkem. Olin tookord minagi seal Palsol ja pärast tuli selline tore kõne, et aitäh teile, Kirsika ja Merle. Kirsika sulle, et sa oled nii kaua vastu pidanud siin Koerus ja Merle sulle, et sa oled ka kaasa löömas nende noorte isamaalises kasvatuses, et tõesti 20 aastat on päris pikk aeg ja mõtlesin minagi ühel päeval, oi kui palju kordi olen minagi siin koolimaja põrandal maganud, ägedaid asju teinud, toredaid õppeid,
väljaõpet, mida iganes, et kui nüüd hakata kõike siin üles loetlema, siis vist hommikuni ja võib-olla 3 päeva veel järgi, et 20 aasta plaani. just 20 aasta plaani, et aitäh teile, kodutütred, palju-palju õnne ja järgmise 20 aastani, järgmise 20 aastani. Nii et väike vitamiinipomm. Nii nagu sa ütlesid, et arvestad 40 kodutütrega, siis võtsin ka 40 mandarinit. Selge. Ja, aga mina tahaks tsiteerida ühte legendaarset noortejuhti, kes ütleb alati, et nagu vedurid ees, nii vagunid järel. Ja kui need kodutütred on nii säravad, siis järelikult on ka rühmavanemad täpselt sama säravad. Ja Maleva pealiku jutust ma sain aru, et järgmiseks 10 aastaks on veel leping sõlmitud. Ma ei saa ka pensioni. Aga palju õnne teile ja nii suure rühma puhul ei ole kunagi ükski mäng üleliia, nii et homseks õhtuks veel üks mäng lisaks. Ma pean ütlema, et üleeile tuli minu kabinetti üks kodutütar, kes saab kuskil paari nädala pärast 18-aastaseks, sinu õde, ja teatas, et ta soovib astuda naiskodukaitsesse ja tulla meile appi rühma juhtima. Meil on rida juba ja vabariigi aastapäeval peab uuesti kohtuma. Kui juba jutuks oli, et koeras on küll jaoskondi, küll rühmi, siis koera nime kannab ka üks koplaliitlasi üksik, kaitseliitlaste oma. Ja mul on hea meel siis nende üksikute kaitseliitlaste omade poolte nimel soovida seda, et teil see kihvt vaim kunagi otsa ei saaks, et teie rühmajuhid ei väsiks või kui väsivad, siis leiavad enda kõrvale need, kes togivad neid või võtavad selle järje üle, et see kõik kestaks ja elaks. Ja natukene nüüd eelkõned võib-olla vastu ajades vooru natukene, et ärge häbenege kaaluda ka seda võimalust, et sõjakamad teist võivad ka liikuda Kaitseliiduga, kui ükskord vanus saab läbi teil kodutütardes. Aga et jõuluvanad ja käisid ja kinke ja komme teid nii palju, siis millegi puhul kellelegi, kes julgeb seda vastu. Ja mis sa nuiskad siin terve saalides, rahvas, pole te midagi nii üksi seal. Kogu aeg käime seal teie koosolekut protokollimas ja teiega koos kivide ääres seismas. See on selline sõnade mängimine. Jumal tänatud. Aitäh teile. Nüüd aga loeme ette teie kirja veel saabunud üritused. Tere armsad koernoored ja noortejuhid ning teised head inimesed Järvamaalt. Suur aitäh kutse eest. Kahjuks pean ütlema, et ei jõua täna teie juurde pidulikule koondusele. Küll aga minu õnnesoovid ja tervitused selle võrra soojamad ja tulevad otse südamest. 2017. aastal, kui Kirsika pidas naiskodukaitse keskkogul kõne Isamaale, ütles ta nii. Meie rõõmud võivad olla väga erinevad ja samas ka väga sarnased. Kui mul on võimalus teha seda, mida ma tahan ja mis mulle meeldib, on rõõm ja jõud otse iseenesest kohal. Kas pole nii? Tegelikult on nii, et ilusad asjad juhtuvad harva iseenesest. Oma tegudega loome teadlikult või tahtlikult
väärtused väga meie elude hetke. Need mõtted kehtivad ka täna ja ka kodutütrede maailmas. Selline noorte tulevikku ja olete lisaks sellele lihtsalt nii ägedad inimesed. Palju õnne sünnipäevaks, praegu kokku, tervitada sa väga osa. aitäh, elagu Koeru kodutütred! Soovide eest täname südamest, et leidsite selle tunni, kes on meiega koos veetmiseks. palume piduliku rühmakoolimise lõpetamiseks kodutütardel Marta, Luisa ja Kirsikal kustutada kündas. Võta endale aega ringi vaadata. Sinu päev on liiga lühike, et võiksid olla isekas. Võta endale aega naermiseks. See on hingemuusika. Aga enne, kui teid pidupäeva torti sööma kutsume, palume teid kõiki viispildile. Arvestamiseks